on tuua ühiste teemade ümber kokku väga erineva tausta ja kogemustega noored ning noortemeelsed, et panna paika, kuhu tulevikus liikuma peame. Ja nii nagu te kuulsite, et osaluskohvik on juba traditsiooniline üritus ja kas pole ka traditsioonilises kohas on Viljandi gümnaasiumis. Alustan, mina olen Juhan Justament. Võtame siit. Andre, Jan-Erik ja Janis Joplin. Kui juhtub näiteks, et Suurbritannia tahab tagasi liikuda, kas me siis võtame enam vastu, sellepärast et enam ei vasta Euroopa nõuetele. Vastu võtta, kuidas tagada turvaliselt perele ja samas kaitsta tegelikult ka oma riiki ja et neile ma jagan siis nagu, kus mingi ürituse, kus ma käisin, võib-olla mingi pilte, mida ma teisele kõigile ei pane ja usu mind, et kui sa oled nagu kuskil suures kohas, siis tegelikult alati on keegi inimene, kes mõtleb tegelikult seda sama. See on nagu hästi välja, teada, kui need julged ka välja jääda. Sellepärast tulebki. Aga kui sul on valida, kas sa loobud huvitavast projektist või oma tervisest? Ravimiste haldusreform on või ei ole, mind huvitab nagu, et oleks see ja see. Kes ümber lava istuvad on tegelikult ju ühe omavalitsusliit, mis juba ära näite tea. Aga kuidas sa seda unevõimet kompenseerid, et ma nädalavahetusel püüad rohkem mõtlema? Selle teadmised, et mul on nii palju õppida, nagu ma ei suuda alustada. Ja läheme Lasnamäele värpame mingisuguse narkomani ära, andes talle näiteks 1000 eurot, et mine saama järgmine doos kätte ja loobi, ma ei tea, Stenbocki maja tomatitega. Kuidas päris paljud inimesed kritiseerivad seda tänast süsteemi. Mis on need peamised etteheited, mida te olete kuulnud? Väga palju rahvast toetas ju Marina Kaljurand ja Kersti Kaljulaiul ei ole nagu sellist toetust rahva poolt. Teatud rahva pandi kuidagi äppe. Nii, aga Rogeri jutus, et maakoolides saavad õpilased siis... Mis saavad tegijad? Ta räägib endast. Rahvaks saab kõigist nagu valida, kas või näiteks kelle vahel valitakse. Kunst ei ole kunsti teha, kunst on kunstis kunsti teha. Milline peaks olema see inimene, kes on edukas inimene? Tahad ikkagi, et sinu arvamusega arvestatakse, pead ikka ise ka sellest kindel olema. Kuidas teile see variant tundus, et kas rahvas saaks ja teisele oma kandidaate, kas see oleks midagi, mida võiks kaaluda? Liiga pikalt. Väiksemast vallast pärit inimesed arvasid, et tegelikult võiks jääda kogu elu nii nagu on, et midagi pole vaja muuta. Et parandame kõik maailma probleemid ära, lõpetame kõik sõjad ära, et see oli esimene probleemide lahendus, mis välja toodi üks. Ja loomulikult käis läbi ka küsimus, et kas üldse meil on presidenti vaja. Ning 2 viimast gruppi jõudsid järeldusele, kellega jõudsime rohkem seda küsimust arutada, et jah, Eestile on vaja presidenti, puht sellepärast, et president on niisugune mõnus nägu, kes aitab meid väljapoole reklaamida. Ja hästi paljud noored tõid välja siis neid, et ka huviringidega tegelemine on see, mis aitab neil siis selle pinge ja koormusega toime tulla.
ja et tegelikult on probleem sellega, et selle infot tuleb palju, et sellist reaalset näost näkku suhtlust jääb vähemaks. Aga lõppkokkuvõttes oli siiski see, et kõik olid teadlikud, et oma arvamust on tähtis avaldada. Aitäh! Suur aitäh osalemast ning